No Joosep, jah, oleme sinu kodukandis siin metsas. Esimest korda jalutasin seda rada siia sinu isaga. kui kaua aastat tagasi. Ma arvan, et see oli just 4 aastat tagasi. Siis tema näitas mulle seda kohta. Et selline äge koht on teil siin. Me oleme nüüd siin mitu korda meestega laagrit ka pidanud. Ja nii mõnigi mees on saanud siin omale uue nime ja uue näo ja uue alguse ja saanud sellise tugeva tõuke elus edasi liikumiseks. Mida sina tunned? Miks need mehed siia tulevad? Miks sina siia käid nendes laagrites ja miks sa neid teed? Tänaseks ma võin öelda, et ma käin selle pärast, et ma käin selle meeste väe pärast. Ja. Et need, kes siia tulevad, nad on kohe juba sisemiselt ja vaimselt juba tugevad mehed. Nad ei pruugi seda ise teada veel, aga ju siis mingi kutse nende sees on siiani jõuavad. Ükskõik kust Eesti või maailma otsast. Mis see meeste vägi on, kirjelda? Mida sa selle all silmas pead? Ma arvan, see ausus ja respekt üksteise vastu ja kõige rohkem enda vastu. Julged tunnistada oma mingeid kas muresid või probleeme. Tahad sellega tegeleda. Midagi sellist siis. Kas meestel on selliseid laagreid vaja? Kindlasti. Mida see sinu jaoks on muutnud? Sa oled nüüd paljudes laagrites juba ka osalenud ja ise siin korraldanud, et mis see sinule on nagu mõjunud või mismoodi? Tunnen alati, et peale neid laagreid, ka laagri ajal, aga hiljem saad sellest aru, et tegelikult, et me suudame seda head energiat üksteise sisse laadida. Ma tunnen ennast laetuna pärast. Tore on, hea on. Mulle meeldib korraldada, sest pärast ollakse tänulikud. Kõik on õnnelikud. Ja kohtus ka huvitavate inimestega. Väga huvitavate inimestega. Kõik on väga erinevad. Ja samas mingi staadiumis siis täpselt ühesugused. Mured on ikka sarnased. Et sellega saab alati kas või teineteisele toeks olla, kui sa näed, et midagi, mida sa oled elus ise pidanud läbi tegema ja teine mees alles maadleb sellega, siis vähemalt see, et sa nagu ütled, et tead, ma tunnen su valu ja ma sain sellest üle, juba see annab nagu palju sellist. No, kaitstud keskkond, et sa ei ole mingit kriitikat või et sa pead sõnu valima või mingit suhtumist ei ole sinust. Et on suhtumist, niimoodi tahagi see tulla. See on turvaliselt kõik rääkida või kas või kuulata lihtsalt, kui ei taha rääkida. Jaa. No missugust laagrit sa järgmisena tahad siin korraldada ja milliseid mehi sa tahad siin näha? Ma arvan, et ütleme, kui me täna räägime sellest surmalaagrist, siis see on väga võimstatele meestele, et siis võiks teha ka natukene nendele, keda see sõna surm kohe nii ära ei hirmuta, et võib-olla siis siukse vähe kergema kulgemisega laagri moodi koos viibimise. Jaa. Ma usun ka. Sest et võib-olla et mõnel mehel, et jõuda surmalaagris on vaja enne natukene ükses kergema kulgemisega meeste laagris käia ära, et saada leida endasse julgus, et nii. Nüüd ma tahan ka veel kaugemale sügavale. Õige. Nii et mehed, kasutage võimalust. Tulge laagrisse ja peale seda te tunnete ennast palju rohkem väes ja palju enesekindlamana ja saate nii mõnegi hea sõbra omale. Tänapäeval ei ole lihtne omale mees sõpru leida niimoodi. Kus sa neid ikka nii väga leiad? Jaa.
ole tugev. jõudu.